Okei, ma üritasin seda videot nagu jätkata, aga siis mingil hetkel ta kuidagi lõpetas selle tegemise, siis ma märkasin, et minu videot pole salvestatudki üldse, seda nagu teist poolt. Et jaa, absoluutselt, see nägu on täiesti õige, kui mõelda, et minu ema on iseenesest perearst, justkui kõrgharidus, aga ei, ega haridus ei riku inimest, German, haridus ei riku inimest. Ja ega kõrgharidus on küll korrelatsioonis iseenesest nagu sellise silmaringiga ja kuidagi kriitiliste mõtlemisoskustega ja mida iganes, aga ei pruugi. Minu vanaema oli muusikaõpetaja näiteks, terve elu klaveriõpetaja, aga kas meil kodus oli temaga mingit sellist intelligentset vestlust või mingid selliseid, kui tema iial nagu ei rääkinud maailma asjadest või nagu tema nagu alati, kui ma rääkisin reisimisest või mingitest noortevahetustest, miks sa lähed, miks sa käid kogu aeg? Põhimõtteliselt viidates, et istu kodus, istu maha, mis sa nüüd tõmbled kogu aeg ringi. Et haridus ei tähenda nagu seda tegelikult, et inimene tingimata on kohe niimoodi laia silmaringiga ja nagu niimoodi, et see võib, aga ei pruugi. Võib, aga ei pruugi. Ja minu ema kindlasti, tema on öelnud ka, et ta läks meditsiini õppima sellepärast, et kõik tema klassist läksid. Ta õppis Treffneris, sest teda suunati sinna kooli ja siis vene ajal nagu suunati sind, sa ei saanud valida. Ja siis kõik sealt nagu läksid ja siis tema läks ka ja et ta läks nagu vooluga kaasa. Nii et jah, absoluutselt. Sul tundub ka väga raske alaat nagu, et selline üldine kuidagi kurvameelsus on tulnud peale ja siis samas on ka see stamp nagu tööl käia täpselt niimoodi üle päeva, pluss su ema lõputööd kirjutada, eks ole. Et ma räägin siin oma mingist väsimusest, eluväsimusest ja mingist värgist, et aga ma käisin vestlusõhtul ja et tegelikult jah, et ma ikka mõtlen, kuidas sa nagu teed ja kuidas nagu inimesed teevad, et ma tean, et see nagu ei ütle midagi, et sa oled tugev, aga nagu mulle nii tundub, et nagu sa saad nii palju sitaga hakkama. Mitte, et see kõik oleks sitt, aga sa saad nagu sitaga hakkama nagu you manage the shit nagu. Et aga jah, tundub, et siuke nagu sügavam väsimus on tulnud peale sul. Ma ei tea, kas seasonal depressioniks on veel vara või? The seasons are turning. Et praegu on päikseline olnud, aga sügis tuleb peale, ma ei tea, kaamas juba tuleb vara või. Võib-olla, kas sa tunned, et see nagu zoned out on kuidagi sellest, et sul ei olegi nagu puhkehetke või, et pidevalt on siuke stamp peal. Et üks päev tööl, üks päev vaba ja pluss siis see ema nagu lõputöö ja siis ongi see, et sa hakkad nagu seda vältima ja see on pidevalt sul nagu kuklas see nagu rõve asi, mida sa pead tegema. Või nagu sa lükkad seda edasi, eks ole, nagu sa ütlesid, see ei ole nii hull asi, aga samas ikkagi see alustamine kõik see ja äkki sul on KTH, äkki sa tahad ka Ritaliini, tavai, ma lasen, mu ema ütles, et kas sa tahad, ma kirjutan sulle. Siis ma nagu, ma ei tea, äkki ootame seda ATH appointmenti. Aga tehniliselt saab, kui sa tahad, minu ema on kõigeks valmis, minu ema on nii morally corrupt, et mitte nagu corrupt, aga selles mõttes ta ei pea nagu mingeid reegleid nagu millekski, et kõik nagu oma inimeste heaks selles mõttes nagu imetlusväärne võib olla. Aga jah, ma ei tea, ma olen ka siit inimene, kelle käest nõu küsida, kuidas teha asju, mida sa ei taha teha, sest nagu ma ei ole seda nagu saavutanud, seda oskust. Minu strateegia, reaalsus on olnud see, et ma põen lihtsalt nii kaua ja ma nagu olen meeleheites nagu konkreetselt mõtlen paberite väljavõtmisel nagu sükestele drastilistele asjadele kuni umbes siuke nädal või kuu olenevalt siis selle asja mastaabist enne selle tähtaega. Ehk et nagu lõputööga ma hakkasin tööle võib-olla 2 kuud enne tähtaega, kuigi mul oli terve aasta, eks ole. Ja, et nagu
et jah, aga ma ei tea, väga raske on, kui sul ei ole sisemiselt nagu midagi, mis toidab, vaata, või mis hoiab seda käimas, seda energiat, annab seda nagu optimismi. Võib-olla mingi wellness värk, võib-olla mine loodusesse, hinga natuke. Aga noh, see on ka nii sitt nõuanne nagu. Ma ei tea, ma mõtlen, kui mul tuleb mõni mingi siuke nõuanne, mis nagu toidaks hinge, nagu hingetoit, annaks nagu puhkust, sa oled väsinud, samas annaks ka nagu lootust või sellist optimismi, millega edasi minna, jõudu nagu. Jumal, hakka usklikuks, German, hakka usklikuks, tule minuga Agape kohvikusse. Ma kindlasti rääkisin, kuidas ma käisin kirikus kunagi, siis nad küsisid, et mis kogudusest sa oled, et ma ei olegi kogudusest. Oi, tule siia, kohe anname sulle piibli. Et tule minuga kirikusse, lähme kirikusse ja siis nad annavad meile piibli ja siis võib-olla sellest kiirgab nagu valgust vaata meile näkku ja siis me oleme nagu ära tinistatud ja siis läheb kõik hästi nagu. Äge. Ja. Meditsiin on väga äge. Mulle meeldivad see näoilmed, seda tahtsingi öelda. Also sinu see punn. Mõtle, kui see tuli nagu sellest laserist. Sügaval naha sees tekitati sulle kuradi mäda värki, siis see nüüd festerib seal nagu. See on sügav punn, ma näen seda sellest kartuli kvaliteedist ikka, eks ei ole kartuli kvaliteed, aga nagu ma isegi näen seda sellelt jamalt kvaliteedilt, et ja mul kunagi olid, kui ma sõin midagi mingil perioodil nagu kontrollimatult magusat ja piimatooteid, siis mul tekkisid ka tegelikult nagu sügavad sellised nagu fistulid või ma ei tea, ma uurisin selle kohta, ma isegi konsulteerisin mingi nahaarstiga, et oligi mingi akne konsultatsioon, maksin 40 €, tegin pildid, saatsin sellele inimesele, siis ta helistas mulle ja ütles, et ma kirjutan sulle välja nagu ravimid. Ja sest need olid samasugused nagu sinul on. Ja nii et jah, sul tundub nagu see sügav olevat ja see võib olla tingitud küll sellest kuradi laserist võib olla. Tegelikult mina ei tea sittagi, aga nagu ma imestaks, kui on. Aga jah, et kuidas seda nüüd niimoodi ära saada, kui ta veel tuikab nagu, või noh, sa ütlesid, et ta nagu kuumab ja on valulik ja silm on paistes. Äkki sa küsid selle laseri meeskonna käest nagu, et mis värk on, mis toimub. Mina neid ravimeid välja ei ostnud, aga need olid nagu proper nagu akneravimid. Võib-olla sul on ka siukest vaja või? Ma ei tea. Unprompted ekskurss öises haiglas, väga tore, ilusti, see oli ka nii lahe, et siin on kliendi andmed, ärge vaadake. õige, nii tulebki. Ei olnud kirjas telefoni juures seal seda mingit klassi ega midagi. Klikil on üldse sitt veebileht nagu, Klikil on nii sitt veebileht. Ei olnud ja mina mõtlesin, seal ei olnud, ma tegin karbi lahti, siis oli peal mingi Foxway bränd, mis on mingi Tartus, mingi tegutsev tehnobränd ja nad nähtavasti siis restaureerijaga nagu teevad siis mingid refurbish-ivad tehnoloogiat ja nähtavasti see Klik on siis nagu vahendaja. Mina mõtlesin, see oli konkreetselt Kliki nagu oma mingi, aga mina ei tea, äkki võib-olla oligi. Point on, seal ei olnud mingit klassi, ma olen vaadanud teist näiteks ühte kasutatud telefonide veebilehte, mingi Greenbox või Greenfox või midagi. Ja seal on klassid ja seal on väga põhjalikult ja värki. Ja ma mõtlesin, sealt ma tellikski, seal oli mingi 50 €, 30 € sootsam näiteks ja täpselt siuke sama asi ja nagu idekas korras. Ma arvan, ma saaks paremas seisukorras kui selle. Ja ma mõtlen, sealt ma võib-olla tellingi midagi, aga ei olnud kirjas, ei olnud. Sa pead tegema vloge öösiti. This is the face of a person, kes manitseb mind, loeb siin eurosid kokku. Telefon maksis 350 € see kasutatud ja see päris oli mingi 750 või. Ja see remondiarve tuli üle.
läpaka. Et ema plaati tahavad nad tellida uue ja see läheb 330 euri nagu vahetamisega koos. 330. Ja nagu ma võtsin päeva mõtlemisaega, aga nagu mis ma ikka, ma natuke uurisin ja siin on mingi, tehniliselt Lenovo'l on olnud mingi extended warranty, mingid siuksed asjad, aga ja ma isegi lugesin, et keegi Redditist, et keegi tegi selle pärast ostmist nagu ja et ja mida iganes, aga terve mingi saaga tal, aga point on selles, et ma loen tingimustest, et sa saab teha kuni 90 päeva peale ostu, nii et mina ikka ei saa seda mingit extended warranty't teha, et see kataks minu mingit kukkumise asju, nii et ma ütlesin ära, et jah, tellige see kuradi ema plaat siis nagu. Nad ütlesid, et võib-olla on klaviatuur ka nagu katki, nii et võib-olla siis see ka, aga nagu see läheks ka mingi 160 euri peale. Aga ma ütlesin neile, et no see töötas päev peale seda nagu. Ta ütles, no okei, võib-olla siis ei ole. Nagu türa see ema plaat siis ka nagu. Ma ei tea. Putsi raisk, ma ei tea. Ma ei tea, nad ei saa nii sitt, et nad nagu ei garanteeri mitte sittega, on ju. Et kui see ema plaat seda asja nagu ära ei paranda, siis nagu türa, I'm out of fucking 330 eurot ja ikka ei ole arvuti korras, aga nemad ju ei garanteeri midagi nagu. Nii et jah, putsis noh. Et ma telefoniga ma vaatan siin kasutatuna juba vaatan, et et kui on süüke 350, aga mis see on siis süüke 70 euri peale panna, saab S24 juba ja no ja kui siin on siis, et võib-olla siis 50 euri juurde, siis on, et nagu see nagu natukene kõigub ikka sinna 500 poole, aga ma ei tea, kui nüüd on see 330, siis ma ei tea, kas ma ikka võtan selle S24. Võtan selle sama kuradi S22 ja muidu ma peaks jälle need kaaned tagasi saatma teist korda. See on jälle nii piinlik türa, ma ei jõua ka enam. Ma olen ka nii väsinud sellest sõlmimisest nagu. Kus inimene fucking paremale puid alla? Sul on ikka aeg järgi jõuda meile. Meil on S25 praegu. Issand jumal, Germa. Mul oli S20, nii et jah, see oleks tegelikult nagu ainult 2 aastat siuke upgrade, aga no, türa ma vaatan, ma mõtlen nende asjade peale. Kui see kuradi klaviatuuri peab ka vaatama, siis ma ei tea. Mine putsi, raisk! Kas sa siis tegid öösel seda tööd või? Kirjutasid või? Sest tõesti ausõna hakka mul tegema mingit vloogeriks nagu, kes filmib öövahetusi. Tegelikult kui sul on ainult 2 ööd kuus, siis nagu sa ei teeniks palju leiba sellega, aga sinust tuleb välja mingi koomik, vaata, kui sa oled poolväsinud, üleväsinud, mis on fucking patsiendid, kes tulevad spordipäeval öösel. Mis need patsiendid ütlevad siis nagu, et miks nad öösel tulevad? Õige, shame'i neid kuradi litsid raisk. Kuradi litsid, kes nad tulevad öösel. Spordipäev ja siis tullakse öösel. Mis on nagu viga on, et sa nagu tahad oma soojast voodist välja tulla nagu öösel? Joh, ei tiina. Anyway, anna teada, kas sa kirjutasid siis midagi või? Also, 9 out of 10 comedy. Tubli.